No tere, head Laura blogi vaatajad. Täna ma mõtlesin, et teen sissejuhatuse autos, sellepärast et ma olen praegu teel hambaarsti juurde. Ja ma tean, et hambaarsti juurde minek tekitab inimestes erinevaid emotsioone, tavaliselt on need negatiivsed. Ja täitsa naljakas on see, et mina ei ole mitte kunagi enda elus kartnud hambaarsti. Mul on alati meeldinud seal käia, minu meelest ei ole valus. Ühesõnaga, lähme koos hambaarsti kabinetti, küsime hambaarsti käest erinevaid küsimusi. Küsime näiteks, et miks inimesed kardavad hambaarsti, milline on kõige hullem taparist hambaarsti kabinetis. Vaatame võib-olla mingid erinevaid hambad, mis on kunagi välja tõmmatud, äkki on mingid näidised, mingid vaalakihvad või midagi sellist. Ja uudistame erinevaid puure ja ühesõnaga, lähme saame koos sellest hirmust hambaarsti vastu üle. Ma olen jõudnud hambaarsti juurde ja ma tean, et mul on kabinet 3, nii et lähme vaatame. No nii, ma panen endale kindlad kätte, sellepärast, et ma jõudsin natuke varem ja arsti pole veel tulnud. Ma mõtlesin, ma vaatan natuke kabinetis ringi. Võt, see on äge. Sellise maski ma panen endale kindlasti ette, sest mul on siuke tunne, et siis kas ma olen nüüd päris hambaarsti moodi. Keegi on oma proteesid jätnud siia. Ma tahtsin teile rääkida, näidata, kui palju ma hammastest tean. Kas te teadsite, et esimesed hambad on 1 juurega? Näete, 1. Aga tagumised on 2. Nad on suuremad. Ja ülemised, mis küll ära siit ei käi, on 3. Sellepärast, et need ei kukuks ära suust. Nii lihtne.